Tere, minu nimi on Vaiko Mäe. Olen Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog. Järgnevas õppevideos tutvustan teile õppeinfosüsteemi ning sellega seotud erinevaid võimalusi. Esiteks, õppeinfosüsteemi sisenemine toimub siis ID-kaardi alusel, kuid lisaks on võimalik siseneda ka kasutajanime ning salasõna kasutades. Esmalt, et endale salasõna üldse määrata, on vaja siiski siseneda keskkonda ID-kaardiga. Valin siis siit saki pealt ID-kaart, logi sisse ID-kaardiga. Niisiis on täiendavad andmed ID-kaardilt ning sisestada esimene PIN-kood. Seejärel olen keskkonnas sees ning saan määrata enda kasutajakontoga seotud andmed, näiteks ka õisi keskkond on kakskeelne, eesti ja inglisekeelne. Kui ma soovin, et minu üldkasutatav keel oleks inglisekeelne, see tähendab siis seda, et kõik menüüribad on kuvatud inglisekeelselt, siis võib vaikimise keeleks valida ka inglise keel. Antud juhul kasutan siis eestikeelset seadistust. Seejärel esimene äärmiselt oluline on asi, mis õisi tulles tuleks teha, on uuendada oma kontaktandmed. Lisada siis oma e-posti aadressid ja kõik muu oluline. Seejärel muuta kasutaja salasõna. See võimaldabki siis teie kasutajal õisi kasutada ilma ID-kaarti kasutamata. Ehk siis iga kasutaja nimeks on eesnimi.perekonnanimi ja siit, kui olete sisestanud endale parooli, siis see parool kehtib keskkonnas. Ehk siis nüüd, kui ma olen selle parooli siia sisestanud, siis edaspidi ei pea ma kasutama ainult ID-kaarti, võin sisse logida ka parooliga. Login sisse õpilase vaates, et näidata, mis erinevused võimalused siin on. Taustinfoks siis õppeinfosüsteemist on see, et õppeinfosüsteem on arendatud 2010. aastal kõrgkoolide ühisprojektis. Tänasega on õisi projektiga liitunud kokku 12 kõrgkooli. Ja Sisekaitseakadeemias on siis süsteemihaldur on haridustehnoloog, kuid jooksvalt õpilasega seotud küsimustega tegeleb õppeinfosüsteemis aga õppereferent. Näiteks kui on mingi oluline info teil puudulik, näiteks kui süsteem ei kuva teile õigeid hindeid, ei kuva teile tunniplaane või selliseid jooksvaid probleeme võib aeg-ajalt ikka esineda. Et siis esimese asjana on kindlam pöörduda ikkagi õppereferendi poole, kes siis vajadusel võtab ühendust minuga. Kui on aga mingisugused suuremad probleemid, et näiteks, et ei saa üldse keskkonda ligi, näiteks olete ID-kaarti tööta ning olete ka parooli ära unustanud, siis saan mina teile selle kasutajakonto korda teha. Õpilase vaates, mis siis erinevad toimingud on, näiteks minu tunniplaan on siis näha, et praegu antud nädalal siis tunnid puuduvad, aga kui ma lähen järgmisesse nädalasse, ehk siis tuleb klikkida selles kalendervaates siin ja klikkida kuupäeva ja õis kuvab korraga terve nädala sündmused. Tagasiliikumiseks siis minu põhimenüüle on siis minu asjad ehk siis see kirju lillekene. Nii, seejärel minu hinded, kus saab vaadata minu erinevates semestris olevaid hindeid. Antud õpilase puhul on näha siis, et hindeid ei ole tekkinud esimesse semestrisse, küll aga on olemas teised hinded. Liigun tagasi. Deklaratsioonid on siis need ained, mida õpilane asub praegusel antud semestril siis kuulama. Ja siin on näha, et antud õpilasel, kellega ma sisse loginud olen, on siis järgneval sügissemestril algamas järgmised ained. Seejärel õppekava täidetus, mis on hästi ülevaatlik koht ja siin on võimalik vaadata oma õppekava terviklikult ja vaadata, et siin on ka erinevad legendid juurde toodud, et roheline on siis positiivne sooritus, punane on negatiivne sooritus ja ka muud olulised legendid. Siin on siis näha, et esimene semester, sügissemester on õpilasel läbitud edukalt, samuti ka teine semester. Osad ained on nüüd tulemas juba deklareeritud, ehk siis nüüd järgnevalt asub õpilane neid aineid õppima. Seejärel on õppeinfosüsteemis ka õppematerjalid. Õppematerjalid on jaotatud siis jällegi semestrite kaupa ja erinevate õppeainete hulka ja need on võimalik siis õpilasel endale alla laadida.
Järgnevalt on siis eksamid ja arvestused, see on siis kuvatud need eksamid, mis on juba praegusel hetkel teada. Ehk siis 13. novembril 2012, mis on siis teisipäevane päev, kell 8:30 toimub eksam aines käibemaks. Siin on näha õppejõu nimi ja mis ruumis see toimub. Nii. Ja lisaks on siis minu rühmaga seotud andmed, kus ma näen oma rühmakaaslasi. Vajadusel saan vaadata erinevaid andmeid oma kaasüliõpilaste kohta. Siiski on näha õpilaste ametlikke e-post, et ma saan vajadusel ka nendega kontakteeruda. Ja viimane hea võimalus on siis saada teada. On siis see, et on võimalik erinevatele isikutele teateid edastada läbi õppeinfosüsteemi. Tegelikkuses ei salvestu õppeinfosüsteemis need sõnumid, mis on saadetud, vaid õppeinfosüsteem vahendab e-posti seadete saatmist. Ehk siis, kui te olete siit kirja ära saatnud, siis tuleb teile ka oma ametlikule e-postile siis see teade, et olete selle teate edastanud. Ning hiljem, kui sellele vastatakse, siis tuleb teade ikkagi teile e-posti, mitte õppeinfosüsteemi. Ja viimane asi siis õpilase vaates on küsitlused, kus on võimalik siis anda tagasisidet õppeaines toimunud näiteks õppejõu tegevusele ja aine sisule. Ja need muud otsingulahtrid on siis see, et kus te saate otsida õpilasi, saate otsida õppejõudusid, näiteks otsida õppejõu konsultatsiooniaegasid, vaadata ka teisi õppekavasid, otsida õppeaineid ja näha teiega seotud käskkirju ja aktiivseid voorusid, ehk siis aineid, mis antud sügissemestril või antud algaval õppeaasta semestril algavad. Lisaks on võimalik siis otsida erinevaid tunniplaane, kaasa arvatud siis õppejõu tunniplaane ja lisaks infoga vilistlaste kohta. See on hästi lühidalt siis õppeinfosüsteemist kõik. Tänan tähelepanu eest!